Laagrites tegelikult me ei võinud šokolaadi süüa. Et treenerid tegid sellise korra, et poest võisid osta vett ja puuvilja. Tulid rahulikult selle õunakesega, olidki ostnud selle õuna ja veepudeliga, siis kõik teised kohad olid olnud ju šokolaadi täis. Jaa, oli küll jah. Paratamatult, kui sa teed ikka 2-3 trenni päevas, siis see maguseisu oli nii suur. Ja ikkagi tahvelšokolaadi pidi olema kogu aeg käeulatus ja ma mäletan seda, kui me lamasime voodis, siis pidi olema niimoodi, et sa pidid voodist ulatama šokolaadi võtta. Sest et lihased valutasid. Ja sa ei saanud tõusta püsti. Need olid need vead, et alguses olid kuskil kapi ääres või kuskil kaugemal, aga siis pidid olema see kuskil siin niimoodi kõrval. Ja siis lihtsalt tuimalt läks see šokolaad sisse. Jah, aga siis ühel korral meil juhtuski nii, et olime just Annekest ostnud. Ja siis ta jäi meil terveks trenniks aknalaua peale ja augustikuus on ju väga soe ja siis tulime trennist ja eks oli päris kurb meel avastada. Täiesti vedel. Ja eks, mis meil oli siis? Kiiresti mõtlema ja viisime nad külmkappi. Ja siis läksime siis õhtul neid sealt külmkapist võtma ja siis nad olid sellised kivikõvad. Ja siis sõime neid ja mõtlesime, et oi, need on palju parema maitsega. Ja siis me hakkasime iga päev niimoodi tegema.